Tere kallid sõbrad, oleme siin Üpsiloni telekaameratega jõudnud Ülemiste keskuse Apollo kinno, kus täna toimub siis mängutöö. Öö täis põnevust, öö täis pinget, kes saab Mortal Kombatis pikki igemeid, kellele lüüakse Ronaldsiga ristnurka. Tulge kaasa, jääge meiega. Christopher on siin, Nintendo mingisugune juba paugutab seal rahulikult. Kui vana poiss oled, sa ise mäletad neid Nintendo aegu? Kahjuks pole ise mänginud varem. Tegelikult ühe korra olen, aga ma olen 20. No nii, saime kaamerate esimese kuulsa eestlase, Sander Õigus. Tere, Sander! Ja, tere! Sander, mis sa teed täna siin? Tulin FIFA turniiri kommenteerima või midagi sellist. Ise mängid FIFAt? Ja, olen ohtlik. Oled ohtlik? Kas sa täna ise registreerisid, et mängida? Ei. Olen organisatoorses tiimis, siis ei tohi osa. Nagu vaata Eesti Lotto töötajad ei tohi ise mängida. Keno. Super. Kuidas sa täna tunned? Tuleb kõva kräu või? Ja ma arvan nagu alati mängutööl, et üks hetk siin ikkagi võtab selline peomeeleolu üle, ütleme niimoodi. Ma arvan, et see on alati nii läinud ja ma arvan, et see läheb täna ka samamoodi. Sander, eks alkoholist siis. Aga aitäh, Sander! Ja head pidu! Aitäh! FIFA on muidugi maailma kõige pullim mäng. Vennad teevad iga aasta, muudavad numbri ära, panevad satsid paika ja ütlevad, et see on meie uus mäng ja see on hullult äge ja küsivad sellest 69-90. Nohiku kultuuri ülistav e-pood, mis müüte, mis teete? Nagu nimigi ütleb, siis me müüme Nohiku kraami. Ma näen, siin on Street Fighteri särk, Blizzardi asju nägin siin. Meil on tegelikult terve pood täna siin, aga kuna lauad on väiksed, siis meil ei mahtunud kõik asjad välja. Mis on minev kaup mängutööl? Ma arvan, et siit leiavad kõik endale midagi head. Kuidas nimed? Karol. Starlight. Miks Eestis cosplay on nii underrated? On või? Ma tean, neid inimesi on suht vähe, kellele meeldib sellega tegeleda. Nii. Oota, meil just Red Bulli. No nii, saime kätte järgmise inimese. Kuidas nimi? Mina olen Sander. Tere, Sander! Mis teed siin? Näitan uhkeid arvuteid inimestele. No selles mõttes, visuaalselt ma näen, et siin on nagu, see vahepeal on päris kihvt, eks ole? Kaameramees saab korra näidata ka, vaata, näita seda keskmist, see on päris tummine. Aga kuna mul on prillid ees, siis ma nii palju aga matsu, et mingid speksid on ka tähtsad, eks ole, et mis spekside poolest siis kõige ägedam on? Seda ma võin küll öelda, et kindlasti peaks olema siis see arvuti. On kõige kangem. Mis teie enda lemmikvidinad siit kuskilt on? Ma vaatan, siin on mingid, siin on riided, see on riie, eks ole, aga siin on mingid ägedad vidinad. See on päris tuus, see on Super Mario naiste käekott. Päris vinge. Kuidas inimesed jõuavad selleni? Kas see on puhas nagu internet ja saad teada, kohtud või? Põhimõtteliselt internet. Meil on kaks üritust, J-Zone ja Animatsuri saal on peamiselt toimubki cosplay asjad ja siis inimesed käivad kindlasti Lätis ja mujal ka, kus toimuvad sellised üritused. Kas teoorias see kõige kõvem pill suudab 10 Skyrimi korraga joosta? Ole, mis resolutsioonil? Paneme maksimum. Ma arvan, see on ainukene, mis jaksaks neist vedada seda välja. See on kõige võimsam videokaart, mis üldse saadaval on praegu, on seal sees. No nii, oleme kätte saanud esimese tantsumehe. Kuidas nimi? Renord. Tere, Renord. Kuidas on? Kas selline tantsimine, kas see tuleb nagu pelamisest või sa käid reaalselt ise kuskil tantsimas? Kuidas sellega on? No põhimõtteliselt ma olen õppinud kõik oma vennalt, ta oli kunagine tantsutreener hip-hopis ja mulle väga meeldib hip-hopi tantsida ja... Mõtlen, et siin on igasugused meil Counter-Strike'i vennad kohal ja Warzone'i vennad kohal, FIFA venna kohal. Kas täna on oodata siin ka mingisugust Just Dance Offi? Dance Offi tahab teha minuga, siis lasku tulla. Rahvas tahab teada loadoutide kohta. Mis loadoutid on? Praegu ise mängin Faraga ja OTS-iga. Mul on Krieg ja MP5. Kuidas täna tunne on enne turniiri? Mis šansid on? Päris hea, mul on siuke eelis, et ma ei oska Warzone'i mängida, ma ei ole mitte kunagi seda mängu mänginud. Nii et kui mina ei tea, mis ma teen, siis vaenlased ka samuti ei tea, mida ma teen. See on väga hea lähenemine. Kuidas sul? Ma mängin rõvedalt palju nagu, nii et jah, siuke hea tuua. Kumb teist on kõvem vend? Ei ütlegi, et otsestelt kõvem, aga ma arvan, et Danielil on rohkem õnne selle mänguga. Meist kahest on, siis mul on rohkem võite ka. Põletav küsimus, loadoutid? Ma ei tea, mul on ette tehtud. Tal on XM4 ja mul on Grau või siis mingi M16. Sulle ma näen juba on loadout ees ja minek või? Ja minek.
teeme natukene sooja, tunnetame siin, kuidas üldse keer on. Selles suhtes, et ise ei ole harjunud nii heades tingimustes mängimagi. Vanad mängivad PS5 peal ja siis vaata projektor, paneb maksimum 20 FPS-i välja. Ma ei tea, mis pelasega on. Ma arvan, et see on mingi Counter-Strike. Kuule, mis mäng see on, mida nad mängivad seal? CSGO. See on CSGO. CSGO on see. Lihtne. See on CSGO. Märk Oik, tere! Tere! Mis sinu suhe mängudega on? Sa mängid ka ju midagi? Ja ikka, minu suhe on see, et ma vist olen peaaegu eluaeg mänginud. Minu esimene mäng, mis ma mängisin, oli Dangerous Dave. Mingi number oli ka, seda ma ei mäleta. Mingi MS-DOS-i aeg oli see ja siis sealt edasi ma siiamaani olen videomänge mänginud nagu ehtne nohik. Mis oli viimane mäng, mis pani sind rusikat kokku tõmbama ja virutama ühe hea obadusega piki klaviatuuri? Tõenäoliselt Fortnite. Kindlasti on mingisugune indie kusi ka olnud ees, sellepärast et aeg-ajalt inimesed teevad südamega mänge, mis lihtsalt ei ole head. Aga võib-olla viimane, mille peale mõtlesin, ei, kurat, no ma ei saa, oli vist WRC 10, kus ma proovisin puldiga mängida autosõidumängu, sain aru, et ma ei ole autojuht puldiga, vaid rool peab olema. No täna sul on see võimalus, ma nägin siin mingid sepad panid just Ott Tänaku Hyundai'ga ringi siin. Sa oled loov inimene, mul on sulle üks hea küsimus, mida ma enne just mõtlesin, et kui ma peaksin kohtama, siis ma küsin. Mis oleks sinu arust ideaalne mäng? Oletame, sa võtad GTA kaardi, eks ole, sa võtad need kuradi Skyrimi draakonid, eks ole. Mis sa veel sinna patta paneksid? $1 million ideas. Ma tahaks, et oleks Minecrafti vabadus, ma tahaks, et oleks selle tausta peal töötaks Daggerfalli süsteem, igasugune simulatsioon, see tähendab siis poliitilisi, mis iganes erinevaid machinatsioone ja võib-olla Skyrimi graafikaga oleks rahul. Tehke siukene mäng, seda ei tehta ilmselt mitte kunagi, aga tehke siuke, see on see õige. Ma ei saanud suht paljudest sõnadest aru. Vot, selle hea mõttega me siit Märdi juurest liigume edasi. Lähen vaatame veel, kus toimub. Lähme otsime need cosplay. Jõudsimegi kaameratega siia striimituppa. Siin on Oh My Remi ja Karms. Ma usun, et Karms, päris nimi on Karmen. Tantsud tähtedega, uus hooaeg! Kas nendel karakteritel, mida te täna kannate, kas nendel on ka mingid nimetused või kuidas see asi käib? Ma olen jumala võõras sellest. Mina lihtsalt olen nagu selline nagu elf. Jah, lihtsalt elf. Ja see on Eevee Dark Evolution. Okay. Küsime siis muidugi ka, me oleme mängutööl, küsime mängude kohta. Küsime top 3. Top 3. Okei, siis Undertale, see on mingi indie-mäng. Teine on World of Warcraft ja 3. Divinity Original Sin. Heroes of Might and Magic 3, Crypto the Necrodancer ja oh my god, ja Fez. See on jälle huvitav, et inimesed, kes teevad cosplay'd, te ei ütle kunagi, et te mängite, ma ei tea, GTA-d või Fortnite'i või sellised, et sa ise mainisid ka praegu, et indie-mäng, et kuidas see nii on? Ma ei tea, see on lihtsalt natukene, see on eriline teistest mängudest. Underground. Jaa, Underground. Ja Undertale. Nad kogu aeg proovivad midagi uut teha. Demon või keegine. Demon, sobib. Kuidas sa neid asju teed? Kas see on kuidagi e-base tellitav asi või sa reaalselt ise lähed kuskile töötuppa ja hakkad meisterdama? Ise mul oli, vanaisa oli sepp ja ma olen õppinud sepandust tema käe all päris pikalt, et ma suudan ise teha endale kõik vajalikud asjad. Ma muretsen endale metallid, värgid, sulatan ise taun vasaraga neid ja valmistan endale ise asju. Et kõik on nagu võimalik selles suhtes, kui niiks tahtmist on, siis on kõigega saab ise hakkama. Väga lahened välja. Kas sul on karakteril nimi ka? Asuna Yuki, it's from South Sword Art Online. Ma võtan uue joogi siis. Kui joogid olid ära võetud, vaatasin ma ringi, mida veel võiks inimeste käest küsida ja teha. Tundus olevat tore õhtu, nii et loodetavasti on inimestel ka toredad tujud. No nii, oleme oma telekaameratega tulnud siia Dungeons and Dragons nurka. Räägi niimoodi, et tavainimene saaks ka aru. Mis see mäng endast kujutab? D&D põhimõtteliselt mäng, mis on piiramatu, et kui meil on mingi tavane arvutimäng, siis sul on mingi raamistik. D&D
tekitab igast väljakutset sinu nii-öelda loovuse mõtlemisele ja kõigele muule, ehk siis piirajaks on su enda nii-öelda fantaasia, meel ja kõik muu. Et igasugune nii-öelda seiklus, kõik muu on su enda välja mõelda, et see ei ole see, et istud arutaga ja sõpradega koos nohised, vaid see on sotsiaalne mänguvorm, mis tegelikult pärineb väga ammusest ajast, mis on praeguse maailma kontekstis väga kontrastne. Et Üritusel müüdi erinevad fännikraami, särke, kruuse ja muud, aga miskipärast tõmbas mind ikkagi sinna alkoholiriiuli juurde. Kui olin oma siidrile 1-0 teinud, leidsin ma ülikõva venna, kes tegi midagi siukest, mida ma ei ole eluses näinud. IRL streami. Tervist! Kuidas nimi? Stoneboy Kait. Stoneboy, YY, ma panen väikse reklaamiga muidugi. Mis sa teed siin? Tegelikult ma tulin nagu streamima, vaata, värki on ja, aga internetiga on siin õudne jama on ja. Et vahepeal istun nagu siin kohalikus Wi-Fis, viskab välja mind ja särki-värki, see on oma netis, viskab välja mind on ja edasi, ühesõnaga reconnect ja connect on ja käib päev läbi ja siis ma mõtlesin, ma panen õlle siin ja üritan. Kuna me oleme mängutööl, siis on patt mitte küsida, mis on su lemmikmäng ja palju siis mängid? Praegu panen Ruuni, old schooli. My Man. Paned ise ka või? Väga hea. Ja kui mängudest siis paneme juurde, et Far Cry 6 ja Battlefield 2042, et olen ootel. Sinna paneme tunde. Kui sa nagu streamid ennast, kas sa pigem oled sina ise või sa mängid kuidagi karakterit või kuidas sul sellega on? Ütleme pool ja pool, et pigem olen nagu mina ise, aga ma panen nagu siukest rajooni teemat, vaata, kopnikut juurde, vaata, saad aru? Koplipoiss? Adidas ja vaata, et nagu na rajoonis näius, vaata. Et siukest nagu elementi natuke vürtsitame nagu. Spordimängud üleüldse, NBA, Madden ja ei lähe? Spordimängud ei lähe pigem, jah. Et koodi ikka olen pannud, on ju, CS-kood ka, aga nagu ei ole siuke geimer, vaata. Ma vaatasin sportlikult riides, et äkki... Rajoonisport, vaata, rajoonisport tead küll, vaata. Tiima küsib suitsu, siis vaatame, kes kiiremini jookseb. No nii, me oleme jõudnud siin riistvara juurde. Minu kõrval on... Veljo. Tervist, räägi, mis sul laua peal on? Minu laua peal on ise käsitsi ehitatud mehaanilised klaviatuurid. Osad nendest on minu omad, osad nendest on sõprade omad, kes täna appi tulid silma peal hoidma asjadel. Need on vaatamiseks, proovimiseks ja oleme pari inimese kontaktid ka võtnud, kes tahavad abi endale samasugust ehitamiseks. See on üsna raske, jah. Ma arvan, see on siuke 2 kilo, ei tea, ikka on 2 kilo. Midagi sellist võib-olla, jah, seda me ei ole kaalunud konkreetselt, see peaks olema veits üle 3. Aga jah. Palju siuke pull maksab, kui see konkreetne pill nagu ette võtta, siis... Lagi on päris kõrgel, et kõige kallim klaviatuur, mis mul endal on, võib-olla on see sama must siin. Selle jupid kokku võib-olla läksid mingi 500–600 euri. Täisid pekkis, Ma panin oma parooli just siia, ma kogemata panin oma arvuti parooli siia just. Klaviatuurid, lähme edasi muusikaga ja tantsivad meile kohalikud tantsutüdrukud ja poisid. The man is of no real use to anyone else. Ma ei tea, mida ma just vaatasin, aga mulle meeldis see. Nii, oleme tagasi Warzone'i laagris, kus 2 tugevat Eesti poega just tõusid arvutitoolidelt püsti. Kuidas läks? Esimene kohtus. Võitsime. Mis loadout'i võitnud mehed kasutavad? C58, Swissi. Snaiprimees. Kuidas individuaalselt läks selles mõttes? Mis statsid jäid? 7 killi. 2 killi. Snaiper päi rahulikult? No, taunisin rohkem vendi, aga ei hakka nagu ahneks minema, vaata. Ta tegi crucial damage'it, ehk siis tuli kasuks. Kuidas vastased olid? Nõrgad. Nõrgad, jah. Tere, Sten! Tere! Sten, räägi meile kuna me mängutööl oleme, räägi mulle oma lemmikmängudest. Lemmikmängudest, issand jumal, ma panin Samsungi alasse, panin Xboxi peale Hadese, see on eelmise aasta üks parimatest mängudest, siuke hea roguelite, kus sa möllad allilmas ringi ja üritad sealt välja pääseda ja sured kogu aeg ära, aga see on okei, sellepärast et see lugu on nii väga hea ja mängitus on väga hea.
nii et sa pigem oled story vend kui lihtsalt see vend, kes grindib mingisugust story't, mis nii-öelda lõppu ei saa, noh, skill'e ja niimoodi? Ma põhimõtteliselt mängin kõike, aga sellist asja ma ei näe, et ma mängiks mingi 1000 kuradi tundi CS-GO'd ja siis mõtleks, et fuck, nii hea elu on. Tervist, me oleme siin FIFA nurgas nüüd ja minu kõrval on päris kõva vend. Räägi, mis vend sa oled, mis su nimi on? Mu nimi on Kristjan Baumann, tulen Tartust ja olen hetke FIFA Eesti parim mängija. Mina olen FIFAt mänginud aastast 2000. Millal sa sündisid? 2005. Me räägime levelitest praegu. Mis su saladus on? Ma olen hästi kaua FIFAt mänginud, ma üritan nagu iga uue FIFAga need uued nõksud ära kõik õppida. Mis su saladus on? Vaatad parematelt mängijatelt nippe ja siis kõige tähtsam on see, et sa lihtsalt mängid. Kui sa mängid, siis sul tuleb see praktika, sa õpid ja see ongi tundide pealt tuleb. Mida rohkem sa investeerid enda aega sellesse mängu, seda parem sa oled ka. Kas sul vanemad on nagu aru saanud, et davai, poiss tee? No ma arvan, et alguses nad olid vastu, aga kui ma neid rahasummasid neile näitasin, siis nad hakkasid vaikselt aru saama, et siit võib nagu midagi tulla. Siit võib midagi tulla ja edu sulle ja pane täiega edasi. Okay. Mängutöö on selleks korraks läbi. Aitäh teile kõigile tulemast, aitäh vaatamast ja tantsigem Eesti rahvas. Hea tööd!